Sealt sai see selline, ma ütleks, antropoloogiline teledokumentalistika alguse ja 2019, olles 3 aastat nüüd seda karmi sotsiaalset vagu künnud, ma tundsin, et ma pean siit edasi liikuma. Ja siis 2019 oligi see aeg, kui me alustasime kolleeg Marianne Kõrveriga just maailma eestlaste temaatikaga. Ega see ei olnud ju ka mingisugune maailma kõige originaalsem idee. Ma olin ju Pealtnägija saates 8 aasta jooksul samuti siin ja seal maailmas rännanud ja huvitavate eestlaste lugusid toonud televaatajateni, aga kuidagi see formaat, võib-olla see 10-minutiline, 15-minutiline lugu, tundsin, et jäi nagu kitsaks mu jaoks, et see praegune 3/4 tundi on selline minu meelest paras nagu ports, et sa jõuad süveneda inimese ellu ja näidata võimalikult palju tahke tema elust. Et kui sa ikkagi veedad praktiliselt nädala aja temaga koos, siis sellest lihtsalt tuleb mahlasem produkt kui lihtsalt 10-minutiline lugu, eks ole, mille tegemiseks sul võib piisata võib-olla 3-4 tunnist. Aloha, imelised seiklejad teisel pool ekraani või kõrvaklappides. Minu nimi Kristal Raalaksmi Titt on tulemas eetrisse imelises soojas Texases siin keset detsembrikuud. Ja täna on väga-väga eriline päev, sest meil on teisel pool ekraani imeline Roald Johansson Eestist. Aloha! Aloha, tšau Kristal! Ja, aitäh kutse! Ja sinuga me tegelikult tutvusime lihtsalt interneti teel. Mina vaatasin, et nii põnevaid asju teeb see Roald, igasugused seiklussaated ja asjad. Ja võtsingi ühendust, et uurida, et kellega tegu ja et kas saaks podcasti ja mis veel võimalused on. Ja enne tuli sealt veel põnevaid võimalusi, et sa nüüd oled isegi, nagu ma aru saan, ka siis Hawaii'l juba käinud lindistamas ära. Ja just, ma pean siinkohal sind tänama. Kuidagi on nõndamoodi, et kui ma oma saateid ette valmistan, siis üldjuhul 10 juhust 9 puhul otsin ma inimese ise üles, ehk siis teen sellist sihitud otsingut. Antud juhul tulid sina ise minu juurde ja soovitasid mulle tegelikult päris toredaid karaktereid, kellest mõnda ma ei olnud varem kuulnud. Ja ühega neist tõepoolest Hawaii Big Islandi saarel me äsja ka saate salve tegime, et neid saateid saab kevadhooajal, tuleval kevadel siis vaadata. Ja, väga põnev. Aga nüüd sina oled tõesti siuke väga imeline osaleja meil siin ka esinejana Aarete seikluste siis just podcastis, sellepärast, et sinu elu on tõesti olnud üks täielik seiklus, Aarete seiklus. Ja ma tahaks lihtsalt siit ette lugeda mõningad need, et anda väikene ülevaade, et kui kirju see tegelikult on olnud. Ja sina ju tegelikult esmaseid asju, mida sa siin oled maininud oma tööga seoses, ongi Casanova restorani kelner, et see tuli küll mulle uudistena, et vau, sellist asja ka teinud. Ja seejärel hakkas järjest siin vaikselt siis tulema erinevaid ajakirjandusteemasid, et Sõnumilehe spordiuudiste reporter, Eesti Teadete Agentuuri siseuudiste reporter, Eesti Televisiooni Aktuaalse Kaamera toimetaja, päevatoimetaja, mis oli päris mitmed aastad ja päris pikalt olid ka siis Eesti Televisiooni Pealtnägija toimetaja saatejuht ja ka siis Kanal 2 saatesarja 5 aastat hiljem saatejuht ja pärast siis ka sinu enda Roaldi nädala saatejuht ja siis samuti ka estraadisangarid toimetaja ja Kanal 2 siis Roaldi retkede saatejuht oled sa nüüd olnud siis 2019 aastast ja sind on isegi jagunud filmidesse, et siin Klass elu pärast ja Siberi võmm, ja tõesti, nii kui ma natukene scrollisin sinu seda Facebooki timeline'i, et Roald on tõesti mees, keda jagub nii põdrajahile kui kaaladele kaunite naiste käevangu, kohalike eestlaste elu ja hingeellu piiluma kui ka välismaiste seikluste juhiks. Ja peale kõige muu, eks sul on neid tiitleid ja asju veelgi, aga tõesti Eesti filmi ja telehoundedest said sa parima intervjueerija tiitli. Oot selline mees. Ja vau, milline CV üles lugemine, tõepoolest Kristal, ja alustasid Casanova restoranist, tõepoolest.
ülikooli kõrvalt tuli ju kuskilt raha natuke teenida ja see oli tore aeg iseenesest, et kui sealt alustada, siis jah, mul on suur respekt ja austus Itaalia kultuuri, Itaalia nii kulinaaria kui spordi vastu, et jah, aga ma ei tea, eks sa küsi, võtame siis nii-öelda sammu haavalt, et ma võin siin nii-öelda hektiliselt hüpata siit siia. Ja sul oli hästi huvitav siin, et sa käisid õigusakadeemias ja nagu kui niimoodi vaadata sinu nagu mida ja kuidas sa siis siin toimetanud oled, et mis seos seal on, et kuidas see läks nagu, et lõpetasid selle ära ja siis ühel hetkel tuli nagu, et vot nüüd hakkan hoopis ajakirjandusega tegelema, et kuidas see klikk ära käis sul? Ja teate, ma arvan, et terve minu elu stsenaariumit siiamaani defineerib selline võib-olla, ma ütleksin, juhuste kokkulangemine ja uute võimaluste ette veeremine. Ma olen üsna selline impulsiivne, intuitiivne inimene ja kui valikud on minu ette veeretatud, siis ma nendest valikutest teen ühe. Tead, see õigusteadus tuli mu ellu ka üsna juhuslikult ja üsna praktiliselt, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis tol ajal aastal 1997 oli selline aeg, kus oli valida, et kui sa pärast keskkooli lähed ülikooli, siis sa ei pea ajateenistust läbi tegema, sõjaväkke minema. Ma olen suur Eesti patrioot, aga kuidagi tol ajal 18-19 aastasena mulle tundus, et ma kuidagi ei viitsi aastaks ajaks metsa minna, ja juura oli selles mõttes parajalt teoreetiline aine. Mul keskkoolis, ma ei olnud väga suur sõber reaalainete, füüsikat, matemaatika ja teistega, et juuras oli selles mõttes tore, et oli pigem suur teooria ja väga palju reaalaineid ei olnud. Mistõttu, kuna minu naabripoiss suvilapäevilt käis samas ülikoolis, tollal oli ta nimi siis Nord Akadeemia eraülikool, siis ma otsustasin ka, et ma lähen õigust õppima. Ega ma ei saa öelda, et kui ma noore poisina sinna õigusteaduse bakalaureusesse astusin, siis mul oleks olnud väga suurt sellist stiimulit töötada advokaadi või juristi või notarina ühel päeval, aga ma olen siiamaani õnnelik, et ma selle valiku tegin, sest et tegelikult sellest samast koolist ma sain, ma ütleksin, kui mitte midagi muud, siis oma elu parimad sõbrad, et just paar päeva tagasi me olime koos 6-7 ja viimased 20-25 aastat oleme ikka niimoodi sagedasti igal aastal peaaegu iga kuu kokku saanud ja see on meid ühendanud. Aga tõepoolest, ütleme, ajakirjandus tuli mu ellu juba ülikooli ajal, et kui ma juurat õppisin, siis tegelikult üsna kiiresti sain aru, et võib-olla nii-öelda pikemas plaanis suur narratiiv elus, see minul ei ole. Et ma tundsin, et see mööda külge ka maha ei jookse ja ma otsustasin selle läbi teha. Ma lõpetasin ära ülikooli, aga juba ülikooli ajal läksin tööle Sõnumilehte. Tollasesse siis tabloidlehte, tollal oli 2 tabloidlehte, Õhtuleht ja Sõnumileht ja ma olin spordireporter. Ma kirjutasin spordiuudiseid. Selline tugitoolisportlane ja hobisportlane olen ma ise maast madalast ka olnud, nii et tegelikult see oli teema, mis mind ennast paelus ja huvitas, nii et sealt ma sain oma tuleristsed ajakirjandusmaastikul. See oli siis aasta 99, jah. Ehk siis ma olin enne seda aasta aega restoranis Casanova, nagu sa väga õigesti ütlesid, töötanud ja kelneri ametit proovinud, mis oli ka väga tore, väga selles mõttes sotsialiseerumist arendav töö. Aga jällegi ma tundsin ka pärast aastat aega, et võib-olla see ei ole see, mida ma väga pikalt teha tahaksin. Nii et jah, sealt see ajakirjandus tuli aastast 99, nüüd on selles siis, mis see on siis 22 pluss aastat, eks ole, möödas ja siin ma olen, et eks seal neid vaheetappe selles ajakirjandusmaastikul on olnud mitmeid erinevaid, aga ma ütleksin, et kõik on olnud selline, pigem õnnelike juhuste rada, et üldjuhul olen ma kellelegi kolleegile kuskil silma jäänud, mis iganes põhjusel ja üldiselt
algusaastatel oligi niimoodi, et see endine kolleeg, kes sattus järgmisesse töökohta, on kutsunud mind edasi sinna järgmisesse kohta, nagu juhtus uudisteagentuuriga, ETA, kus ma töötasin 1,5 aastat, nagu juhtus televisiooniga tegelikult aastal 2003, kui minu endine kolleeg Epp Ehand uudisteagentuurist kutsus mind ETV-sse, kuhu ta oli ise läinud ja sealt siis aastal 2003 kevad sai alguse minu televisioonikarjäär. Nii et kuidagi heade inimeste kutsel ja nende abiga olen ma liikunud samm-sammul edasi ja nii see elusaatus on mul läinud, jah. Viimastel aastatel, eks ole, et kui kael on rohkem kandma hakanud televisioonimaastikul, siis ma olen ikkagi neid otsuseid juba ise teinud, et ei ole lootma jäänud ainult heade endiste kolleegide kutsele, et jah, kuidagi ma ei tea, ma usun võib-olla sellisesse saatusesse, et oota ära võib-olla see hetk, mis sinu ette veeretatakse ja siis tuleb lihtsalt see valik teha ja tegelikult ei ole olemas tegelikult lõpuni vale valikut, on minu seisukoht, et iga asi on millekski hea ja isegi kui ma oleks mingitel teelahkmetel valinud hoopis teise tee, võib-olla tõenäoliselt oleks mu rada läinud teistmoodi, aga võimalik, et ma oleks samamoodi õnnelik, võib-olla veelgi õnnelikum, võib-olla vähem õnnelikum, seda ma muidugi ei tea. Nii et nii on läinud, jah. Ja see on tõesti väga selline seiklusrohke teekond, kui kõrvalt lihtsalt vaatad, et kus sa kõik olnud oled ja mida sa teinud oled. Ja mida sa ütleksid võib-olla inimestele, kes praegusel ajal on ka, ütleme siis võib-olla mitme kas suure siis elumuutuse vahel, kas on siis tõesti töökohaga tuleb mingid suuremaid uusi otsuseid teha ja võib-olla ongi vaja endasse vaadata, et aga tegelikult mis mu talendid siis on või mis mulle tõesti siis nagu naudingut pakub ja võib-olla sealt mingi järgmine julge samm teha, et ega kui sina alustasid ka, ütleme selle spordireporterina, sa ju teadnud sellest palju, et sa ikkagi usalduse pealt läksid ja uudishimuga nii-öelda sukeldusid sellesse maailma ja vaikselt hakkasid ju koguma sealt kogemusi ja selle peale ehitama. Et kuidas julgustada inimesi, kes on praegu sellises tühiruumis ja vajavad väikest sihukest tõuget, et vau, et oma nagu talentidele anda nagu jõudu ja uskuda, et need tegelikult kannavad nagu tiivad? Ja ma ei tea, kui hea nõuandja või tiivustaja ma teistele inimestele olen, aga ma üritan olla just nagu oma kogemustega, oma eluteega selleks eeskujuks, aga sa ütlesid tõesti õigesti, et kui ma sinna spordireporteriks noore 19-aastase 19-20 võib-olla sattusin, siis tõepoolest, ega ma ajakirjandusest ei teadnud ju mitte mõhkugi, et spordist ma teadsin, sport mind huvitas, eks ole, jalgpalli tulemusi jälgisin ja nii edasi, aga ütleme kirjutamine, kas uudisartikli ülesehitus, ega ma sellest suurt ei teadnud. Ma arvan, et see minu selline võib-olla pluss ja üks selline edasitõukaja eluteel on olnud minu avatus. Ja võib-olla see ongi nõuanne, selline avatus nii-öelda uutele oludele ja õppimis võib-olla kihk ja kuidas ma ütlen siis targemate, et mitte öelda vanemate kolleegide kuulamine. Et ma ei ole ikkagi kunagi kuhugile uude nii-öelda situatsiooni läinud niimoodi, et ma löön kannaga ukse lahti ja ütlen, et siin ma olen, vaid ma olen pigem selline vaikne sisseimbuja, ma tutvun olukorraga, infiltreerun, vaatan, mismoodi see töö käib, kuidas teevad seda minust vanemad kolleegid, targemad inimesed, kellele ma kindlasti alguses seda tööd alustades vaatan alt ülesse ja sealt minu õppetunnid ka tulevad. Ega siis step by step on see märksõna ja kui sa teed oma tööd ikkagi nagu südamega ja see meeldib sulle, siis küll see eduga nagu tuleb, on ju, et muidugi, ega ma ei saa öelda, et kõik need sammud on olnud jälle minu unistuste ametid, et see spordireporteri amet, see on üsna paradoksaalne, aga ega see spordireporteri amet, olgugi, et ma olen suur ühest küljest spordifänn ka siiamaani, siis spordireporteri ja spordiajakirjaniku amet ei ole minu sellised unistuste ametid. Et sport ja näiteks jalgpall on minu jaoks selline hobi, eskapism, mida ma hea meelega jälgin, aga ma ei tahaks olla näiteks spordi jalgpalli kommentaator.
et ka tegelikult jah, seal aasta aega töötades ma mõistsin, et võib-olla pikemas plaanis ei ole see, mida ma teha tahan, aga praegu on see maru hea hüppelaud, kust edasi liikuda ühel hetkel. Ja siis kuidagi asjalood mängisid tõesti niimoodi, et see sõnumileht pandi kinni, ühel või teisel põhjusel ta liitus ajalehega Õhtuleht tollal ja siis oligi endine kolleeg, kes oli läinud edasi uudisteagentuuri, Manona Paris, Manona Visnapuu tollal, kutsus mind edasi uudisteagentuuri ja see oli selles mõttes väga loogiline samm tagantjärele võttes minu karjääris, sest et uudisteagentuuris ETA ma töötasin 1,5 aastat. Põhimõtteliselt ma tegin seda, mida ma samal ajal ülikoolis õppisin, ehk siis ma olin kohtureporter. Ma viibisin hommikuti Tallinna Liivalaia tänava kohtumajas, kuulasin kriminaalprotsesse erinevatest seal jõhkratest ja vähem jõhkratest kuritegudest ja märkisin endale üles, eks ole, ja pärast kirjutasin sellest uudise. Nii et tegelikult see läks mõnes mõttes kokku sellega, mida ma olin õppinud. Ja teisalt andis mulle väga hea baasi, kuidas sellises nagu hästi kiires olukorras sa pead suutma terad sõkaldest eraldada ja tootma siis sellest tänasest kohtuprotsessist, eks ole, uudise. Sest uudisteagentuuri roll on ju see, et võimalikult kiiresti nii-öelda välja lasta oma uudis, et siis suuremad meediakanalid saaksid seda kasutada, eks ole. Ja see oli väga hea baas jälle järgmiseks sammuks, milleks oli siis Aktuaalne kaamera, ehk siis teleuudised. Ehk siis ma natuke jätkasin nagu sama rada, mida ma olin teinud uudisteagentuuris, aga nüüd televisioonis, ehk siis nüüd tuli juurde jälle, nüüd mul see baas, uudiste kirjutamise baas oli olemas, ma teadsin, kuidas siis nii-öelda terad sõkaldest eraldada, kuidas teha see liidi osa sissejuhatus, eks ole, kuidas teemat arendada, kuidas siis kokku võtta ja nüüd tuli siis see visuaalne pool sinna juurde, mida tuli ka õppida, nii et esimesed aastad ma ikkagi samamoodi olin väga alandlik, vaatasin, mismoodi vanemad kolleegid tööd teevad, pigem koosolekutel olin kuulaja rollis, pigem rääkisin vähem, ma arvan, et ka täna koosolekutel, olen koosolekust muidugi, aga koosolekutel pigem ma ka ütlen siis, kui on vaja öelda, eks ole, et niisama ei mulise, et pigem kuulan ja vaatan ja siis, kui on vaja midagi öelda, kui ma leian, et mu arvamus on oluline, siis ma ütlen. Ja sealt läkski edasi, jah. Et see ongi see õppetund võib-olla, mida mina olen omal nahal tundnud, et ole avatud ja ära karda küsida, ära karda vanematelt kolleegidelt küsida. Ega siis, kui ma töötasin sealt Aktuaalsest kaamerast edasi, järgmine samm oli ju Pealtnägija, eks ole. Eesti siiamaani üks kõige populaarsemaid telesaatid, eks ole, ikkagi top of the top, ma ei tea, Mount Everest nii-öelda piltlikult. Et kui ma seal töötasin, olles juba tegelikult teatud staažiga ajakirjanik, teleajakirjanik, siis ma ikka aeg-ajalt küsisin Mihkel Kärmaselt, lugupeetud kolleegilt, eks ole, kuule, et mismoodi sina seda olukorda lahendaksid või ütleme, mul on selline lugu, eks ole, kuidas sina seda lugu alustaksid või mis sa arvad? Ma alati küsisin teiste inimeste arvamust, ei raiunud üksnes ja alati ainult mingit oma joru, eks ole, võt see, mis mina teen, on 100% õige. Ei, ma olin avatud ja eks sealt need õppetunnid tulid. Ja minu miinus, mitte miinus, aga ühest küljest võib-olla pluss isegi, oli see, et ma ei olnud ju ajakirjandust õppinud, et ma ei saanudki kuidagi endale lubada seda, et ma olen niivõrd ülbelt enesekindel, et ma nüüd tulen ja ütlen ja teen nii, nagu mina arvan ja see on õige. Ei ole. Ma pidingi teistelt ja targematelt kolleegidelt õppima. Ja mul on tõesti jumala hea meel, et ma olen sattunud niivõrd filigraansete telekorüfeede kõrval oma rada käima. Mihkel Kärmast mainisin, eks ole, aga Kaarne Rannamäe Aktuaalses kaameras, eks ole, olgu muld talle kerge. Ja teised head kolleegid, Kaile Mägi samamoodi ja paljud teised, kelle kõrvalt ma olen õppinud seda teletööd ja ajakirjandust laiemalt. Ja eks see ongi võib-olla see minu jaoks üks suurim õppetund olnud. Ja nii tore, et sa just jagad seda, et tegelikult kuidas elu valmistab meid ette järgmisteks sammudeks, et isegi kui me ei pruugi alguses teada, et nii nagu Steve Jobs ütles, et need ongi need punktid, mis, kui sa tagasi vaatad, sa näed, et kuidas nad nagu ühenduvad. Et kui vaatame minu tausta, et mina alustasin oma siis peale keskkooli, ma läksin kõigepealt sekretär asjaajaks õppima, millel ka tänasel päeval pole otsesest mingit seost, aga samas oli see väga hea baasalus,
kõik ütleme siis, kuidas üldse nagu toimetada administratiivsete asjadega, kui sul on ka näiteks siis äri või asi ja pärast ka, et kui oma ärid asjad tulid, noh siis oli ju kordi lihtsam, et isegi teada, kuidas näiteks printer toimib, on ju, et sellised väikesed asjad ja eales ei tea, et tõesti iga samm valmistab ette teiseks ja nagu sa ütlesid, et olla see avatud ja uudishimulik ja õpihimuline ja samas ka siis alandlik, et tõesti sealt ei ole mitte mingit muud varianti kui lihtsalt edasi liikumine. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et kas või kui sa vaatad praegu seda minu liikumist televisiooni rajal, eks ole, millised nagu saatuse sõrmenipsud, eks ole, nendel hüppeplatvormidele, Aktuaalne kaamera, formaat 1,5 kuni 2 minutit uudislugu, eks ole, kiiresti pidid valmis saama ja eetrisse paiskama. Sealt edasi Pealtnägija, juba 10-minutiline, 10 kuni 15-minutiline formaat, uuriv ajakirjandus, teinekord lõbusamad lood, teinekord karmimad lood, pumm. Siis tuli juba Roaldi nädal, antropoloogiline, eks ole, teleajakirjandus, 45-minutilised saated, eks ole. Nii et kuidagi on läinud see formaat ka kogu aeg nagu pikemaks, et ma ei tea, mis siit edasi mind ees ootab. Mõni ütleb, mingi täispikk film, eks ole. Et eks seda nagu näeb, et praegu kuidagi motivatsiooni selle teledokumentalistika vallas mul jagub ja nii kaua kui jumal annab ja maailm ja koroona ja kõiksugused situatsioonid annavad, siis ma kindlasti tahaks seda vagu praegu edasi künda. Aga nüüd, kui küsida, et kas sul praegu on silmis või silmapiiril mingi unistuste amet või see, mis praegu ongi täitsa juba lähedane? Ja ma olen aru saanud sellest, et ürita olla selles hetkes, et ma nii väga ei pendelda oma ajus kuskil minevikus, eks ole, ja üritan ka mitte väga palju tuleviku peale mõelda. Loomulikult sa pead ju mingisugused stiimulid endale paika panema, eks ole, kas või praktiliselt, kas või elukorralduslikud, kas või laste tulevikku silmas pidades, eks ole, et mingisugused seemned sa siia-sinna pead külvama, aga ma tõepoolest, ütleme, professionaalses plaanis ma pigem ikkagi võtan päev korraga ja üritan teha seda, mis meid hetkel õnnelikuks teeb. Ja nagu ma ütlesin, siis see antropoloogiline teledokumentalistika, mida ju Roaldi retked, ka Roaldi nädal küll pisut erineva fookusega on, siis see on hetkel, ma ütleksin, lähema aasta perspektiivis küll nagu see, mida ma teha tahan. Sealt edasi jälle intuitiivse inimesena ootan neid teelahkmeid, mis mu ette paisatakse ja eks ma siis vastavalt olukorrale neid edasi valikuid teen, et kuidagi praegu mul ei ole okei, on muidugi sisimas on mingisugused väikesed kripeldused, mida nagu mõtled, et no vot elu jooksul nii-öelda võiks ära teha seda või toda, aga need on sellised pisikesed mõtteseemned, mida vaata ei tahaks väga nagu kaagutada enne, kui ei ole munenud, aga põhimõtteliselt nagu väga lühikeses perspektiivis ikkagi jah, ma arvan, et praegu on see. Ma olen jõudnud sellisesse eluetappi nii perekondlikult kui professionaalselt, kus ma olen rahul enam-vähem, et ma teen seda tööd, mis mulle meeldib, teen täpselt sellistel juriidilistel ka alustel, mis mulle meeldib, nii et mul ei ole põhjust väga palju nuriseda. Tähtis on see, et ma saaksin seda hetkel edasi teha ja tähtis on see, et ma pakuks oma siis loominguga, oma teletoodanguga inimestele, televaatajatele naudingut, eks ole, et kelle jaoks ma seda ikka teen kui teistele, et need teemad, ma loodan, mis mind kõnetavad, ma loodan, et kõnetavad ka paljusid televaatajad. Siiamaani on sellega hästi läinud. Räägi natuke nüüd sellest Roaldi retkede, võib-olla ka natuke sünniloost, et see nüüd on ka, et fookus vahepeal sul pidi muutuma, et kõik, mis siin vahepeal nii-öelda on muutumas maailma mastaabis ka. Aga nüüd ongi nii palju, kui ma siis niimoodi pilku peale viskasin vilksamisi, et tundub ka nagu tõesti nii põnev, et isegi minul, kes ma olen ju eestlane välismaal, vaadata, et vau, et nii lahedaid asju on Eestis, et tõesti noored poisid, kes tahavad bussijuhiks saada või jõulusiga lugu, on ju, sellist erinevad asjad, et kus see idee üldse tuli ja tõesti, kui ma kõrvalt vaatan, tõesti ongi nagu Eesti nipernaadi, kellel on kaamera kaasas ja kajastab siis oma seikluseid. No alustame sellest, et ma aastal 2015 otsustasin pärast 12 aastat avalik-õiguslikus televisioonis, Eesti televisioonis
sellele karjäärile joone alla tõmmata ja alustada siis uut avantüüri erakanalis. Nii et alates 2015 sügisest olen ma olen küll vabakutseline, aga ma teen koostööd Kanal 2-ga, et sealt edasi 2016 algusest me alustasime Roaldi nädala nimelist saadete sarja. See sündis koos tollase produtsendi Margus Siku ja tollase programmidirektori Olle Mirmega. Kolmekesi istusime maas ja arutasime, mis oleks see minu järgmine selline teleformaat, mida teha. Ja sealt kuidagi vestluse käigus tegelikult kooruski välja selline reportaažide sari, et mis siis kestis tegelikult 3 aastat ja ma arvan, et tegelikult esialgu kanalil oli võib-olla selle reportaažide sarjaga pisut teistsugune fookuse mõte, et ma arvan, et kanal võib-olla ootas rohkem sellist lõbusamas roaldilikumas, käed vehivad siia sinna võtmes selliseid lõbusamaid, avatumaid reportaaže. Aga Roaldi nädala sees ma arvan, et Roaldi nädalat jääb ikkagi saatma selline tugev sotsiaalsete teemade formaat, et sinna sisse ma kuidagi oli aeg, kus ma tundsin, et need on teemad, millest peaks natuke lähemalt rääkima ja väga keerulised teemad, eks ole, alates dementsetest vanainimestest ja autistlikest lastest lõpetades noortega, kes põevad terminaalset vähki ja teiste raskete diagnoosidega, et pigem need ei olnud sellised, kõik ei olnud sellised väga lõbusad reportaažid. Sealt sai see selline, ma ütleks, antropoloogiline teledokumentalistika alguse ja 2019 olles 3 aastat nüüd seda karmi sotsiaalset vagu kündnud, ma tundsin, et ma pean siit edasi liikuma. Ja siis 2019 oligi see aeg, kui me alustasime kolleeg Marianne Kõrveriga just maailma eestlaste temaatikaga. Ega see ei olnud ju ka mingisugune maailma kõige originaalsem idee. Ma olin ju Pealtnägija saates 8 aasta jooksul samuti siin ja seal maailmas rännanud ja huvitavate eestlaste lugusid toonud televaatajateni, aga kuidagi see formaat, võib-olla see 10-minutiline, 15-minutiline lugu, tundsin, et jäi nagu kitsaks mu jaoks, et see praegune 3/4 tundi on selline minu meelest paras nagu ports, et sa jõuad süveneda inimese ellu ja näidata võimalikult palju tahke tema elust, et kui sa ikkagi veedad praktiliselt nädala aja temaga koos, siis sellest lihtsalt tuleb mahlasem produkt kui lihtsalt 10-minutiline lugu, eks ole, mille tegemiseks sul võib piisata võib-olla 3-4 tunnist. Et nüüd, kui sealt edasi, eks ole, kerida, siis 2019 sügis me alustasime, 2020 kevadhooajaks me valmistasime uusi saateid ette, käisime Kesk-Ameerikas, imelises Costa Ricas, Guatemalas, Mexico City's ja siis tuli kaboom, märts 2020, eks ole, Covid, pandeemia, kõik jutud. Ja siis oli vaja taas kiirelt kuidagi see fookus ümber sättida, et päris sellist luksust mul ei olnud, et ma saan nüüd kuidagi loorberitele puhkama jääda ja oodata, millal see pandeemia lahtub. Et eks see oli selline loogiline jätk teha selline spin-off Roaldi retked Eestis. Ehk sisuliselt teatud mõttes jätkata natuke sellist Roaldi nädala vao kündmist, aga ma siiski arvan, et need teemad on ikkagi tunduvalt optimistlikumad ja võib-olla kergemad kui Roaldi nädala ajal. Et ma väga selgelt sellised väga karme sotsiaalseid teemasid nüüd sellesse retke Eesti sarja ei taha võtta. Teisipidi, eks nagu sa mainisid, bussijuhi saade ja ma tegin siin saate kogelejatest, eks ole, on ka ju mõnes mõttes nagu sotsiaalne teema, aga pigem ma ütleks selline leebemat sorti. Nii et ma võtsin seda 2020 sügis, eelmise aasta sügis, sellise väikese kõrvalepõikena, et okei, ma teen selle sügishooaja ära, 12 saadet teen ära, et siis 2021 alguses sõidan edasi. Eelmise aasta lõpus selgus, ikka läheb kõik alla mäge. Ei, 2021 kevad, jälle 12 saadet Eestis tegin edasi. Lootsin, et kevadel saan edasi reisida. Ei saanud, jälle ikkagi läks asi japuks. Nii et nüüd sügishooaega tegin ka 12 saadet. Nüüd, ma ei tea, selle suure omikroni uudiste valguses ma ei ole nüüd 100% kindel, mis tulevik toob.
aga ma siiski olen optimistlik, et kui ka nagu väga tahta, siis saab ka nendes tingimustes reisida. Võib-olla mitte jah, et koheselt ja igale poole, näiteks täna Austraaliasse, kuhu ma tahaksin ka minna, kus on väga palju toredaid lugusid, täna ei saa minna. Ja ma pean nagu laveerima kuidagi nendes tingimustes, mida siis see praegune maailm on mu ette veeretanud. Ja üritan siis jah, kevadhooajaks nüüd uuesti sellele globaalsele rajale minna. Ja see, mis sa jagad siin praegu, on just ka üks hästi oluline element, mis tänasel päeval on väga hea selgeks saada või tõesti nagu muskel arendada, on just see kiire kohanemine. Et kui mina ja minu abikaasa, me oleme ka purjetajad, et tõesti, et seal on tõesti see, et kui sa näed, et okei, et otse pole mõtet minna, et sealt kas tuleb torm või mingi asi ja sa peadki tegema 90-kraadise nagu pöörde, et inglise keeles on just veel see sõnaga tacking on ju. Ja sa teedki selle äkilise siis pöörde, sellepärast, et sa kohaned olukordadega, et siis vastavalt siis tõesti, et ei ole ju mõtet pea ees kuskile orkaani sisse purjetada, on ju. Absoluutselt, see on väga hea tähelepanek, et ma sekundeerin selles mõttes, et võib-olla see on ka üks, tulles tagasi ühe eelmise küsimuse juurde, et üks võib-olla jah, selline nõuanne ongi see, et sa pead ikkagi teatud olukordades olema paindlik ja suutma tõepoolest seda külma närvi säilitada, et tõepoolest, et mitte siis sinna orkaani sõita või kivist vett välja pressima, et kas või. Ja nii nagu sinu retkedes, nii ka meil siin oli väikene lokatsioonivahetus, et kiire kohanemine. Täpselt kiire kohanemine jah, et olles 4- ja 2-aastase lapse isa, siis siin peab leidma kodus neid kohti, kus selliseid videokõnesid teha, et see on tegelikult täitsa selline praktiline mure, et kui ma siin üle maailma eestlastega pean suhtlema, siis seda aega ja kohta leida ei ole alati mitte kõige lihtsam. Hawaiisse sõitmine ei olnud ju teps mitte selles mõttes lihtne, et koroona seadis väga palju piiranguid. Selleks, et USA-sse minna, eks ole, sa pead tegema, nagu sa tead, selle COVID-testi, eks ole, 72 tundi enne oli tol ajal. Tegin Synlabis selle testi ära, jõudsime siis San Franciscosse, Californiasse ja siis vahetult enne, kui sa Hawaii lennuki peale läksid, siis see lennufirma mees ütles, et oi, aga teil on, et kes see Synlab on, eks ole, et ühesõnaga, et Hawaii ei aktsepteeri neile tundmatud laborite teste. Te saate, mis mõttes, et Synlab kõik korras, eks ole, ma olen negatiivne ja nii edasi, et kus ma siis selle teen, et näete, et siin on nimekiri nendest laboritest, kus te saate teha, mis neile sobib. By the way, et siin samas selles San Francisco lennujaamas on üks koht olemas, aga kuna kell on juba 5:30 õhtul, nad lõpetasid just kell 5 tööd, kahjuks täna ei saa minna. Meil lend läks tunni aja pärast. Siis oligi, põhimõtteliselt oli situatsioon selline, kus see lennufirma mees ütles, et ma võin teid lennukile lasta, aga ma ei saa garanteerida, et teid Hawaii'l lastakse maale. Siis oli tund aega, oli meil aega otsustada, mida me teeme. Meil oli 2 varianti. Kas me sõidame nüüd 5 tundi Californiast Hawaii'le, olles juba ennem 26 tundi sõitnud, jumala väsinud, eks ole, ja nii edasi. Kas me sõidame nüüd sinna kohale ja loodame selle peale, et meie vastas on selline mõistlik ametnik, kelle me lihtsalt ära tinistame, eks ole, öeldes, et me oleme ajakirjanikud Eestist, eks ole, oi, me ei teadnud midagi, mis mõttes Synlab ei sobi, eks ole, meil on siin ajakirjaniku viisa, palun, meil on inimestega kohtumised, eks ole, et palun laske meid ikkagi nagu sinna. Üks vahemärkus veel, Hawaii'l nimelt ei saanud teha seda testi, muidu oleks teinud ju Hawaii'l testi, eks ole, seda ei saanud, seda ei jäänud San Francisco lennujaamas. Et üks variant, et kas läheme siis riski peale. Risk oli siis see, et meile öeldakse, et ei, me ei lase teid siia saarele, te peate jääma kas siis 10 päevaks karantiini, mida me kontrollime iga päev, või me saadame teid tagasi siis Californiasse, nii et 5 tundi peate veel tagasi sõitma, seal teete ära, tulete 5 tundi tagasi, eks ole. Või siis teine variant oli see, et me võtame rahalise kaotuse vastu, me lükkame lennu 24 tundi edasi, võtame hotelli, tuleme järgmine hommik siia tagasi, et see oli selline 50-50 moment. Ja me otsustasime tegelikult, ma rääkisin oma reisikonsultandiga tollasega ja tema soovitas, et minge kohale. Davai, minge kohale ja proovige, tinistage ära ja nii edasi. Aga sellise olukorras ma kuidagi tunnetasin, et see risk kuidagi ei vääri neid küünlaid, et see lihtsalt oleks nii suur ajaline kaotus, seda enam, et meil on hästi nagu aeg, kui me kaugele sõidame, eks ole, aeg on iga päev on arvel.
siis me otsustasime, et me lükkame lennu edasi lõpuks ja lähme hotelli ja järgmisel hommikul tuleme siis lennujaama tagasi, üritame selle testi ära teha ja nii me tegimegi ja tagantjärele vaadates oli see ainuõige otsus. Et olgugi, et me pidime selle testi eest maksma kokku 400 €, mis 2 inimese peale siis, mis oli tegelikult ju täitsa tavaline kiirtest, eks ole. Et selline puhas business, ma ütleksin, puhas raha tegemise värk, eks ole. Et aga lõppkokkuvõttes oli see õige otsus, nii et me kaotasime küll ühe võttepäeva, aga siiski ma arvan, me võitsime lõpuks rohkem, kui me selle 24 tunniga nii-öelda kaotasime. Jälle selline spontaanne situatsioon, mida sa ei osanud ette arvata. Et sa selle sama ju Synlabi paberiga Californiasse, San Franciscosse sa said, mitte keegi küsib midagi, kõik okei on ju, Hawaii'le, mis on ju samuti USA osariik, ei saanud. No sina ilmselt, kes sa oled Hawaii'l elanud, sa võib-olla oleks seda ette oodanud, on ju, ja võib-olla sinu jaoks ei tule see üllatusena, minule tuli see üllatusena. Ja Hawaii on selles mõttes on tõesti nagu vaata keset ei midagi, ja seal on tõesti alati ekstra reeglid ja alati peab kõik üle vaatama. Ja no minul ka, mul on ikkagi päris palju kontakte seal veel, siis ma alati ka küsin nende käest üle, et kuidas, mis seisud on ja siis muidugi vaatan kõik lehed üle, mis on ja noh, USA-ga ongi see teema, et on hästi palju lehekülgi, mis kõik räägivad eri juttu. Et kui Eestis on niimoodi, et sa ikkagi lähed, sa 2 lehe pealt saad ikkagi ühe sama juttu kokku, siis USA-s teistel maadel on sageli see, et sa võid nagu täitsa nagu vaikselt ära eksida, et ei saa aru enam, mis on. Et siis jah, väga lahe lugu ja väga tore, et said siis ilusti lahendatud ja ikkagi jõudsid ilusti Hawaii'le kohale. Aga tead, mis on irooniline? Sel päeval, kui me Hawaii'le kohale jõudsime Big Islandile, siis selgus, et see inimene, kelle pärast me sinna läksime, seda saadet või ühe saate pidime tegema, temal on koroona. Palju õnne. Eks ta ütles, et vabandust, mul läks 3 tundi tagasi lõhna ja see samune maitse taju ära, tegi järgmisel hommikul selle kiirtesti, positiivne. Irooniline on veel see, et Hawaii'l, kus on kogu saarestiku peale vist umbes sama palju inimesi kui Eestis, 1,4 miljonit, tollal oli sel hetkel, kui me seal olime, väidetavalt oli päevane nakatumisnäitaja 7 inimest ja siis see meie saate peakangelanne oli siis, ma ei tea, üks nendest jälle. Täiesti taevast tulnud kingitus, eks ole. Jälle pidime olukorra täiesti ümber mängima. Üks teema, mille pärast me olime läinud teisele poole maakera, kukkus ära ja pidime väga kiiresti ümber kohanema. Nii et tegelikult sealt edasi veel me tõstsime veel omakorda need lennud järgmisele saarele, Maui saarele tõstsime veel omakorda ettepoole, et saaks seal rohkem olla, seal rohkem teha, et jälle täiesti ettenägematud asjad. Sa pead arvestama selliste asjadega, selline force majeure. Ja ma olen enda jaoks ka võib-olla selle lahti mõtestanud, et ega ülemäära ei saa närvi minna ja pahandada asjade üle, mida sa ise muuta ei saa. See on tõesti force majeure. No, kust ma teadsin ette, et inimene jääb samal päeval, kui ma sinna jõuan, jääb koroonasse, eks ole. No, you never know, et sa lihtsalt pead kuidagi suutma nendes oludes laveerima, tõepoolest vaatama, mis situatsioon on, jääma kuidagi rahulikuks ja üritama siis sealt võitjana välja tulla. Et lõppkokkuvõttes tagantjärele võttes ma suutsin kiiresti ümber orienteeruda, et selle ühe teema asemel mängisin plaanid ümber, võtsin San Franciscos, sain ühe teema võib-olla juurde, ei olnud selline algne plaan, aga samas see eesmärk saadete arvu mõttes sai minu jaoks täidetud. Ja nüüd ma ei tea küll, kui palju päevi sul seal suurel saarel jäi, aga see oli su esmakordne külastus sinna? Et mis su esmamulje nagu oli, et see on siuke ja ongi, et Big Island seal on, me usume siis, et see saar on siis väga mõjutatud siis vulkaani jumalanna Pele poolt, kes tavaliselt viskabki, et ta viskab siukseid ekstra nagu katsumusi ja see on täiesti tema käekiri, kõik need asjad, mis sa jagasid, et kuidas sinu esmane mulje oli ja võib-olla midagi, mida sa soovid jagada, et mis sulle eriti nagu silma jäi või meeldis? Ja no muidugi Hawaii on ju, ma arvan, et väga paljude, mitte ainult eestlaste, väga palju võib-olla
paljude eurooplaste jaoks selline unistuste sihtkoht, eks ma läksin ka suurte ootustega ja ega ausalt öeldes võib-olla eriti just Maui neid ootusi ei petnud, et Big Island võib-olla oma sellise vulkaanilise ja vähe lopsaka loodusega võib-olla niimoodi mind ei võlunud niivõrd kui Maui. Ma saan aru, et Maui on nii-öelda vanuse poolest vanem saar, et Big Island vist kõige värskem saar, eks ole. Et samas ta oli selline, ma ütleks nagu kuskilt science fiction filmist, et kõik see must maapind, eks ole, ta natuke meenutas, ma käisin Kanaari saartel Lanzarote nimelisel saarel ja oli ka hästi selline vulkaaniline saar ja kõik need sellised mustad nii-öelda kivistunud laavaväljad olid ikkagi nagu äge vaatepilt selles mõttes. Aga jah, ma ei jõudnud ju tegelikult selle, mis oli 4-5 päeva, ma ei jõudnud selle aja jooksul nüüd tervet seda saart, on ikkagi päris suur saar läbi käia, et sellel kus ma olin seal, issand, sa tead paremini, seal allpool rannikul, ma seal üleval rannikul, mis selle koha nimi oli, mida soovitati, seal rannikul ma ei käinud. Samas me käisime ju selle sama Tule Jumalanna peelele kõige lähemal vulkaani otsas, tegevvulkaani vaatamas. Tulete meelde selle vulkaani nimi, mul on halb mälu. Ja seal on mitmeid, et ma ei tea, millist nüüd National Volcanoes Park, iganes selle vulkaano nime oli, praegu ei tule meelde, aga see oli vägev kogemus ikkagi nagu elavat särisevat laavat seal, eks ole, näha, et seal oli meil muuseas ühe meie saate peakangelanna Madhavi Infinity, eks ole, keda sa väga hästi tunned, et temaga oli üks episood filmitud, kuidas ta seal päikeseloojangu ajal šamaani trummi mängib ja teeb sellist muusikalist rituaali Tule Jumalannale, et see oli väga-väga äge ja selline nagu kuskilt tõesti ulmefilmist. Ja teine ulmefilmi tõesti lokatsioon oli Mauil, kus me käisime päikese tõusu vastupidi vaatamas sealse kõrgema mäe otsas. Jälle nimed, mul lihtsalt ei jää nimed meelde, ma ei mäleta, mis selle mäe nimi oli, aga kell 6 hommikul läksime sinna, mis oli 3-4 tuhat meetrit ja seal oli ka, see on ju kõik suur vulkaanikraater ja värgid ja tõesti seal need fotod, isegi kui praegu tagantjärgi vaadata, olekski nagu mingi kuumaastik, seal saaks rahulikult, ma ei tea, James Cameron või kes iganes Steven Spielberg saaks mingisuguse kosmosefilmi üles võtta, et väga äge lokatsioon, jah. Et ütleme, mulle isiklikult, kui ma niimoodi sellist looduse lopsakust arvesse võtan, siis Maui oli nagu ägedam. Võrrelda võib-olla Costa Ricaga, kus ma ka käisin, mis oli ka nagu hästi äge oma tõesti selliste lõputute beachidega, üsna vähese rahvaga, nii et igal juhul oli see äge kogemus. Maru kallis muidugi tuleb tunnistada, eks ole, eks sa ise tead seda, et ega seal peab ikkagi rahakott puuga seljas olema, et kui sa oled siuke keskmine Eesti turistirott, on ju, et siis ikkagi need miinimum $200 ööbimise hinnad ikkagi võivad nagu hingetuks võtta, et see on. Et seal on see, et kui sa näiteks peaksid, ma ei tea, turistina sinna tagasi minema, näiteks oma perega, naise ja lastega, on ju, siis sa pead nagu mõtlema, et kas see, nii pikk reis on ju kõik see ajavahe, sellega harjumine ja et kas see kõik on nagu seda väärt. Lõpuks muidugi see loodus on seda väärt, aga lihtsalt sa pead arvestama väga suure rahakuluga, jah. Aga igal juhul soovitan väga, mulle jättis väga ägeda mulje. Jah, et ma ütlen, Big Islandiga on selline, et ta võtabki natuke võib-olla aega temaga nagu tuttavaks saada ja muidugi on vaja nagu tõesti tervele saarele nagu siis ring peale teha. Et tegelikult ju Hilo lähedal on ju väga lopsakas loodus ja seal ongi siis rohkem nagu vihma. Hilos ma ei käinud, jah. Just, ja seal on siis ka maailma üks ilusamaid botaanikaaedasid ja tõesti seal on terve see mere äär ongi nagu täielik selline džungel ja rannad ja kõik need palmid ja värgid on ju, et siuke väga eriline ja loomulikult minu soovitus ka, et ükskõik kuhu kuskile minna, et leida mingi kohalik inimene, kes teab ja saaks olla nagu siis teejuhiks, et sellepärast ka, kui mina teen neid Hawaii seiklusretriite, et siis ongi, ma tean seda saart nagu seestpoolt välja läbi oma kogemust ja läbi siis inimeste, kes mind aitasid ja seal teed juhtisid, et siis loomulikult ta saab selle hoopis teise kogemuse kui lihtsalt ise kas või seal siis turistina olles.
et selle koha pealt ka, et ta on tõesti natuke võib-olla sihuke esmakordselt lähed, ei saa päris nagu pihta, aga kui mina ka nüüd teistel saartel olen käinud, siis Hawaii'l, et minu saar on ikkagi Big Islandi saar, sest ta lihtsalt nii, ta on kõige suurem saar ja ta on samas nagu ta on, öeldakse siis selline ütlus on, et big shift happens on ju, et Big Island, big shift happens ja sometimes big shit happens. Nii et tegelikult jah, et niisugune päris lahe, väga eriline saar. Ma pean muidugi, ma vahele korra ütlen seda, et ma täitsa saan sellest aru. Ütleme, kui mina oma retkele lähen, siis ega ma teda ei võta kui turismireisi. Vaata, mul on hästi selge ju fookus, eks ole. Ma olen väga nagu fokusseeritud sellele lõpptulemusele, eks ole, ja nendele inimestele, kelle järgi ma sinna lähen, aga noh, kui midagi muud, siis vähemasti ma saan nuusutada seda õhkkonda ja ma saan, ütleme selle, võrdlemisi lühikese aja jooksul ikkagi mingisuguse pildi ette kohast, mis võib-olla tulevikku silmas pidades võiks olla minu sihtkoht ka turistina, eks ole, et muidugi, kui me oma reise planeerime, siis muidugi ma üritan ka võib-olla päeva 2 võtta nii-öelda vabamalt ja võib-olla rohkem ringi rännata, aga jah, ütleme, et kummutada seda väärarusaama, siis tegemist ei ole turismireisiga. Inimesed ka mõned ütlevad, Hawaii, mis su tööl viga on, nii lahe, eks ole. Muidugi on lahe, ühest küljest muidugi on lahe ja loomulikult on, ütleme, teistsugune lokatsioon kui siin, ma ei tea, Tallinnas, eks ole, kuskil Kopli Poorsaale võtteid teha, mis on ka tore koht, aga jah, et ühesõnaga ma olen fokusseeritud sellele lõppsihile. Ja väga lahe, et jõudsid ära käia, said tehtud, väga mõnus. Ja nüüd üks asi, mis ma tahaks ka veel võib-olla küsida sinu käest, et nüüd sul on väga selline, tundub päris niisugust tähelepanu nõudev professioon ja amet. Kuidas sa tasakaalustad, sul on ka ju imeline pere, et kuidas sa tasakaalustad seda pere ja siis ameti tasakaalu, et on sul mingeid nippe või see lihtsalt on niisuguses vabas kulgemises, et kuidas on, et tegelikult ka, et kui 2 last ja siis peab ikkagi nagu arvestama, et kuidas sellega sul on? Ja vaat siinkohal ma pean küll ütlema, et ega ma mingisugune suur eeskuju ja nõuandja ei ole, et päris nagu hektiline on sageli see elukorraldus, et tõepoolest, vaata, mul on nii-öelda kodukontor, et mul ei ole ju sellist bürood või kohta, kuhu ma lähen oma tööd tegema, et ma peangi seda kõike nii-öelda pere elu arvelt kuidagi tegema ja laveerimagi siis siin selles oma väikses majakeses, et ma olen spontaanne inimene ja eks ma üritan seda nii-öelda tasakaalu leida pere ja töö vahet ja ühest küljest mu naine ütleb ka õigesti, et tegelikult ütleme võib-olla kogu seda töömahtu vaadates, siis ma kindlasti võib-olla mul on rohkem vaba aega nii-öelda kui võib-olla teisel 9-5 töötaval inimesel, aga teisipidi jälle, ütleme, keeruliseks teeb see, et see on hästi nagu kaootiline ja ettearvamatu, eks ole, mul võib olla periood, kas või siin samas oktoobri alguses, enne kui ma 2,5 nädalat Eestist ära olin, ma pidin ikkagi raiuma neid Eesti saateid nii palju ette, et mul oleks piisav puhver, et ma rahulikult 3-4 nädalat ei peaks nagu mujal olles ja mõtetega mujal olles, eks ole, selle peale mõtlema. Mis tähendab seda, et mul oli tegelikult siin oktoobri esimene pool oli ikkagi väga selline kriitiline töö mõttes, et siis oligi, ega nendel hetkedel ma ei ütle, et ma olen ideaalne partner, ideaalne inimene, ideaalne isa, et muidugi tuleb ette ju selliseid hetki, kus ma üritan tahan endasse kapselduda ja vajan rohkem enda aega, eks ole, et eks ta selline pidev õppeprotsess on ju läbi elu, eks ole, mis ta muu on, et üritad siin laveerida ja üritad olla võimalikult nii palju kui olud võimaldavad nagu normaalne inimene ja ega siis kõik me teeme vigu, ega siis mina samamoodi teen vigu ja ei ole ideaalne inimene ja teinekord turtsun ja olen ärritunud ja üsna impulsiivse loomuga, et tähtis on võib-olla nendest vigadest kuidagi aru saada ja mingil hetkel siis vabandust paluda, kui sa oled teinud midagi sellist, mida sa võib-olla pärast kahetsed. Et siinkohal ma ei ole kindlasti mingi suur eeskuju, aga tähtis on nagu mõista oma vigu ja kuidagi üritada
laveerida niimoodi, et kõik terveks jääksid. No. Ja ma usun, sellistes kiiretes aegades on hästi oluline ka, et tõesti 2 asja, mis ma ise olen ära õppinud, on vajadusel tõesti siis delegeerida ja teisalt siis abi küsida, mis ma usun väga paljudel eestlastel, kuna me oleme lihtsalt kasvanud põlvkondade kaupa sellisel kujul, et raske töö ja ikka surume seinast läbi, et ei ole harjunud selliste asjadega, aga tõesti väga vähe on vaja. Et minul just hiljuti suri vanaema ja mul oli põhimõtteliselt vaja siis mitte vaktsineerituna 4 päevaga ennast organiseerida siis Texasest Eestisse ja see oli tõesti, kas tundus täiesti nagu ebareaalne, et seda ei saa nagu see põhimõtteliselt ei ole nagu võimalik. Ja lihtsalt vanaema ütles ka siis vaimus, et anna minna ja anna endast parim ja kui jõuab, siis jõuab ja kui ei jõua, siis vähemalt see sinu kavatsus luges, on ju. Ja selleks, et see nagu tõesti töösse saada, oligi tõesti täpselt samamoodi jällegi, et oli vaja abikaasa abi, oli vaja sõprade assistendi abi, nagu et delegeerida, toetada Eestis inimesed, pereinimesed ka, kes helistas kuhu, mis värki on ju. Ja lõpuks saimegi nii, et sain testid tehtud ja jõudsin siis Eestisse. Vanaema suri laupäeval, pühapäeval sain teate ja reedel järgmisel siis nädalal reede päeval oli siis vanaema matus, et Kesk-Eestis ja mina jõudsin siis Eestisse neljapäeva õhtul, tegin kohe testi ja testi vastus tuli kell 8 hommikul järgmisel päeval, kell 12 oli matus. Nii et siuke vau. Ja tõesti selleks, et see nagu reaalseks teha, see väike asi oli tõesti täpselt samamoodi tohutu stress ja pinge oli ja kõik asjad, minul on ju ka podcastid, asjad, kõik tuli nagu ümber siis organiseerida ja tõesti ilma teiste abi või siis ka selle delegeerimiseta ei oleks kindlasti üldse välja tulnud. Ja minu kaastunne, Kristel. Aitäh. Ja. Eks ta nii ongi, ega ma ütlen, et ega mul ei ole ka mingisugust ju võluvitsa, et nendes oludes sa tuledki, ma arvan, et selles mõttes sa oled ka hea näide selles plaanis, et kuidas nendes võibolla keerulistes oludes kohaneda ja teha nii, et lõpuks eesmärk saab täidetud nii, et keegi haiget ei saaks, eks ole. Ja, just. Ja nüüd mõtled, kui ajas edasi minna ja ühel hetkel sind füüsilises kehas siin reaalsuses enam ei ole, et mis sa sooviksid, oleksid sinu pärand, see, mis sina endast järele jätad, et ülireaalselt juba, kui sa oled nii palju siis erinevaid saateid teinud, see kindlasti saab olema osa sellest, aga kas on midagi veel, mis sa tunned või kripeldab, et vot seda peaks ka tegema või looma, et siis on nagu rahumajas, et vot siis minu pärand on nagu täiesti nagu paigas. Ja. No see on ikka väga selline eksistentsiaalne temaatika, eks ole, et ma ei tea, 42-aastasena, eks ma ikka mõtlen selliste asjade peale, ma võibolla tulen sinna tagasi, kus ma ühel hetkel sulle mainisin, et mul on sees need mingisugused sellised ideeseemnekesed või selline, kuidas see on siis enesetunnetuslik siuke kihk nagu sees, mis nagu ühest küljest on näidanud mulle mingit suunda ette, aga see on selline, ma ütleksin praegu võib-olla veel pisut umbmäärane, et ma isegi need suured narratiivid, need pärandid on sellised asjad, mida ma võib-olla väga kõva häälega tegelikult ka need liigutud natuke unistuste alla, eks ole, et mida ma väga võib-olla kõva häälega ei tahaks välja öelda, et ma pigem üritan olla selline jalad maas inimene, kes ennem nagu teeb midagi ja siis teatab maailmale, et ma olen nüüd teinud, eks ole. Et ma arvan, mu pärandist võime rääkida võib-olla siis, kui on nii-öelda finišisirge käes, eks ole, mis ei tähendaks seda, et selle peale ei peaks mõtlema loomulikult, et ma olen nende asjade peale mõelnud ja see ei ole umbmääraseks läheb see vastus, eks ole, Kristel, ma vabandan, et ma siin niimoodi laveerin siia ja sinna, eks ole, aga tõsi on see, et mul on mingisugused mõtted, et võiks selle asja ära teha. Ütleme, lapsepõlvest saadik on natukene olnud selline unistus ja võib-olla selline asi ka, et on mingisugused sihid küll, aga tõsi on see jah, et tõepoolest ma olen küll
pärand on võib-olla õige sõna, eks ole, inglise keeles legacy, et spordis räägitakse palju sellest, et mis on selle mehe, eks ole, selle suure sportlase legacy, mida ta jätab nii-öelda järeltulevatele põlvedele, et see on teema, mille peale ma olen mõelnud ja ma ei tea, kui paljud inimesed selle peale nagu mõtlevad, et ma olen ennast tihti leidnud küll selle mõtte pealt, et mis minust nagu järele jääb ühest küljest, eks ole. Noh, see televisioon on nagu tore asi küll, eks ole, aga lõppkokkuvõttes televisiooni nagu ütleme, traagika on see, et ega siis sa teed selle ühe telesaate ära, ega siis ei jää ju kuhugi suurte tähtedega kuhugi ajalukku, mida siis ka, ma ei tea, 10 aasta pärast vaadatakse, et üldiselt teleasi kaob sinna igavikku ju suhteliselt kiiresti, eks ole. Mis võiks tähendada otsapidi ju seda, et võiks mingit kauakestvamat audiovisuaalset teost mõelda, eks ole. Et aga noh, jällegi, et enne kui ei ole midagi konkreetselt tehtud, siis ei ole mõtet ka sellest kaagutada. Aga see on hea küsimus, sa panid mind mõtlema, Kristal, jah. Väga hea, siis on eesmärk täidetud ja tegelikult ongi, kui praegu lihtsalt vaadata, et milleks sa juba oled hakkama saanud, et ma hästi-hästi armastan kõiki asju, mis on siis kaudselt või otseselt seotud antropoloogiaga, et kuna minu taust on antropoloogias ja visuaalne antropoloogia, ise ka 2 dokumentaalfilmi teinud ja tõesti üle 30 siis maa külastanud, et tõesti see eri kultuuride maade inimeste nagu jäädvustamine ja üldse nagu arusaamine, kuidas need asjad neil peas käivad ja kuidas kultuur neid juhib ja nii edasi, et see on nii üüratult põnev. Ja tegelikult võibki öelda, et sina oled Eesti kultuuri marineerinud läbi nende saadete, et ongi ilusti purkides olemas, et kes tahab tulevikus saab minna vaadata, et kuidas inimesed elasid 2021 aastal on ju selle epideemia ajal, et väga tänuväärne töö, mis sa teed. Suur tänu sulle, Kristal. Ja mul on selles mõttes hea meel küll, et kas või need samad Roaldi nädalasaated aastatest 2016 kuni 2019, ega need on mõnes väga sageli ongi need sellised igavikulised teemad, et väga harva võib-olla oli mul selline päevakajaline teema, noh näiteks kui oli mingisugused valimised tulemas, et noh siis üksikkandidaadid või nii, no see selgelt selline päevakajaline teema, aga üldplaanis jah, loomulikult igavikulised teemad, mida tegelikult ka tänase päevani ju Kanal 2 korratakse ikka siin ja seal. Nii et selles mõttes mul on hea meel, et see sulle on silma jäänud ja tõepoolest see on võib-olla üks minu selle formaadiga ka mõtteid, jah, et olekski rohkem sügavuti minek ja sellest jääks ka mingi natukene pikem jälg võib-olla kui lihtsalt teleuudistest või telemagasinist. Ja. Nüüd meie saade tuleb eetrisse 2022 aasta alguses ja võib-olla sul on mõni hea mõte inimestele siis, kuidas nad võiks oma fookuse või sihi seada, et võtamegi uuesti selle purjeka, et kuhu siis liikuda, et on sul mõningaid inspireerivaid suunamisi jagada neile? Ma ei ole kindel, ma ei ole selline inspireeriv kõneleja võib-olla, aga jällegi minu enese, mina, kes ma olen oma selle purjeka kapten, seilan nii-öelda nendel intuitiivsetel radadel edasi, et liigun sinna, kuhu tuul mind purjetab natukene, loomulikult vaatan, et kui kiiva läheb, et siis ikkagi üritan nii-öelda tugevamalt purjet üles sättida, aga ma ei tea, minu suur soov oleks kuidagi see viimase 1,5 aasta see suur polariseerumine, eks ole, mis meil siin kogu maailmas ilmselt, aga Eesti väikeses konnatigis on seda eriti näha, on kuidagi teeb nagu kurvaks, eks ole, et sa ütled, et sina ei ole vaktsineeritud, eks ole, mina olen vaktsineeritud, eks ole, ja see on fine minu meelest, kui inimesed arvavadki erinevalt ja tähtis ongi see, et sa kuidagi aktsepteeridki seda erinevat mõtteviisi, eks ole. Me ei ole sinuga sel teemal pikalt diskuteerinud, me võime seda teha, eks ole, aga tähtis on see, et ma aktsepteerin sinu arvamust ja sina aktsepteerid minu arvamust, et kuidagi sellisest empaatiavõimest, üksteise mõistmisest on nagu vajaka jäänud ja võib-olla see oleks minu selline südamesoov, eks ole, kuhu poole me kõik võiksime nagu purjetada, et seda maru kurb kõrvalt vaadata, et mind ajavad ka, usu mind ajavad ka väga paljud nagu teemad, mida ma siit ja sealt näen, ajavad natuke nagu kihevile või ärevile, eks ole, aga ma nagu väga-väga harva
võtan kuskil sõna, et pigem ma üritan nagu keelt hammaste taga hoida ja pigem sellist neutraalsemat joont hoida. Et ma arvan, et see on minu tegelikult suur tugevus, et see on ka üks põhjuseid, miks võib-olla ka inimesed usaldavad mind, kes mu saadetesse tulevad, eks ole, et ma ei tao selles mõttes väga selgelt oma tõekspidamisi kellelegi peale ja seda rauda, eks ole, mis võib-olla mõnele teisele ei sobi. Et need on minu mõtted praegu siin garderoobis istudes. Ja ma lõpetuseks nüüd üks asi, mis sa tõid siin mitu korda välja, et võib-olla sa saad lõpetusena ka lihtsalt mõne mõtte anda sellega. Sa pidevalt mainisid just, et intuitsiooni kuulamise tähtsust ja kas sul on midagi selle kohta veel täpsemalt öelda, et mina ise olen ka täpselt sama mõttelaadiga ja tõesti ma ei oleks siin, kus ma olen, elaks seda elu, mida ma elan, kui ma ei oleks tõesti usaldanud oma intuitsiooni, et tõesti minul on siuke ekstreem olnud, et ühel päeval tuleb, ütleb, et vot nüüd lähed ühe otsapiletiga Mehhikosse ja siis ma lähengi ja siis aasta pooleteist pärast kohtan oma unistuste kuningat ja siis me kolime Hawaiile ja täiesti selline out of the blue, täielik siukene mitte väga traditsiooniline, aga just, et see usaldus, seda intuitsiooni usaldada, et mis sa selle kohta veel lõpetuseks ütled, et ma usun, see saab ka paljusid toetada. Ja tead, ma olen selline, see võib kõlada, eks ole, mõnele kõrvale võib-olla esoteeriliselt, aga ma olen väga sellise universumi usku, et üldiselt, kui mul on olnud kas raske aeg või ütleme puudus millestki, siis ma olen väga selgelt nii-öelda iseenese sees, üksi olles, sellisel sisekaemuslikul rajal olles, olen ikkagi saatnud teatud sõnumit, kuhu iganes siis suuremasse teadvusesse, eks ole, mis on siis kõik üks suur teadvus, on ju. Ja kuidas öeldakse, et küsi ja sulle antakse, on ju, et üldiselt need asjad, mida ma olen küsinud või südame sees soovinud, on varem või hiljem tulnud minu juurde, eks ole, loomulikult sa ise saad aru, see ei ole ju päris niimoodi sõrmenipsust, aga jah, minu jaoks ma olen võib-olla ekstra selline tundliku natuuriga, ühest küljest impulsiivne, tegelikult ka tundliku natuuriga inimene, mistõttu mul võib-olla ülemäära oma töövälisel ajal ülemäära palju selliseid sotsiaalseid suhteid ei ole, mistõttu ma olen oma elus olnud väga palju aega, olengi olnud selline individualist ja üksi ja ma ei ole see inimene, kes ei suuda üksi olla. Vastupidi, ma naudin tegelikult tihti üksi olemist ja nendel üksi oleku radadel ongi need hetked, kus sa tunned, et sul on millestki puudus, eks ole. Ja sa kõneledki siis universumiga selle suure teadvusega ja siis hakkavad head asjad juhtuma. Ja, et see on nii lihtne, küsi ja sulle antakse. Jah. Et ma ütlen, et see kõlab natuke esoteeriliselt, on ju, aga tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole, et ma ütlen, et seda peab tegema muidugi kuidagi, mina jälle omast kogemust olen aru saanud, et seda ei saa kuidagi sellises oravrattas virvarris teha, eks ole, sa pead ikkagi tead, nii-öelda olema nii-öelda sügavuti enese selles teadvuses, mindfulnessis ja mis iganes, ja siis kuidagi saatma neid sõnumid ja sügavalt mõtlema, eks ole, et aeg-ajalt seda jälle meelde tuletama ja siis need asjad vaikselt tulevad su juurde. Jah, et muutud nagu magnetiks, sellepärast, et sa oled tellimuse välja saatnud, kuidas ei saa siis täita, on ju. Et see on universumi seadus, et kus küsitakse, sinna saadetakse. Nii et väga hea. Nii et suur aitäh sulle, Roald, et sa said võtta aega oma kiires graafikus ja saime selle mõnusa vestluse linti ja ma usun, et see saab inspireerima, motiveerima väga paljusid inimesi. Aitäh, Kristel, sulle aitäh kutse eest ja oli tore sinuga vestelda ja saadan terviseid kõigile kuulajatele, vaatajatele. Ja kõigile Aarete seiklused podcasti kuulajatele, vaatajatele, nagu ikka, kui sa kuulad meie audioversiooni, ole nii hea ja kindlasti laadi see alla, see tõstab meie siis kuulavuse numbreid ja kindlasti jaga oma sotsiaalvõrgustikes ja kui võimalik, pane ka väike like ja väike tagasiside.
kuni järgmise korrani, palju alohat, olge terved, aloha!